taimede kasvatamine on ühtpidi lihtne, teistpidi võib-olla natukene ka keeruline ja eks me Nurgakivi saates sellest ka aeg-ajalt ju räägime. Taimedel on vaja vett, nendel on vaja võib-olla natuke väetist, aga oluline asi, mis tihti ära unustatakse, on see, et neil on vaja ka valgust. Räägimegi täna ühest vahvast taimelambist. Millega täpselt tegu? Plant Buddy on lihtne taimekasutuslamp, millel on valge valgus ja hea taimer, mida on lihtne kasutada. Tegemist on siis täisspekter LED-iga, ehk siis ta täpselt eritab seda õiget valgus, mis taimed vajavad kasvamiseks. Ja nagu ma ütlesin, tal on taimer küljes, ehk siis ta ise arvestab 12, 9 või 3 tunni siis valguse näitamise formaati. Ja taimed kasvavad niimoodi, et annavad talle natuke valgust ja siis las nad magavad ja magades ka kasvavad. No ütlesin, et lambil on erinevad valgustsükli pikkused ja sul on siin tõesti neid taimi kodus palju, ma vaatan, iga nurga peal on taim. Et kas nendel taimedel on siis erinev valguse vajadus või kuidas otsustad, palju sa neile valgust annad? Tead, tegelikult vist on ja seal on mingi kogu teadus taga, aga ma pean tunnistama, et mina olen üks asja armastaja ja mina vaatan selle järgi, kuidas taim, mis ta tegema hakkab. Et tihtipeale mul on siin mõned taimed nukraks muutunud, hakkavad kuivama, siis ma saan aru, et okei, kas liiga tugev valgus ja siis ma keeran seda nupus keeran vähemaks valgustugevust või siis panen teise valgusrežiimi. Aga üldiselt see 9 tundi ja 12 tundi valgust, et see enamustele sobib. Mis sammudes selle lambi seadistamine siis koosneb? Tead, võtab karbi lahti, siin on väike varrus, keerad selle lambile otsa, paned selle varre, teleskoopvarrus on ja viskad selle lahti, poti sisse ja väga lihtne juhtpult nii-öelda. Käima, taimer, vaatad tonaalsus, saad panna natuke kollakama, natuke sinakama valguse ja siin on siis valgustugevus 10 režiimi, keerad vastavalt nagu taim vajab. Algul, kui paned taimele, pane mingisugune ala 5 peale, mitte kõige tugevama peale, muidu on nagu, et lähed valge inimene, lähed hurgaadasse, põled ära lihtsalt. Kas sa kuidagi talve- ja suvehooajal pakud mingit erinevat režiimi taimedele või need, mis ikkagi aknast kaugel on, saavad sükast ühtlast? Kes aknast kaugel on näiteks WC-s, koridoris, need saavad ühtlast 12 tundi ja need, kes on siis aknalava peal, nendele võib kevadel anda lisavalgust, ehk siis kui kell 7 läheb päike looja, paned talle näiteks, et kell 7 hakkab peale 3-tunnine režiim, läheb siis kuni kella 10-ni välja, ehk siis, et näiteks istikud kasvaksid kasvuhooneks ikka väga suureks, tugevaks. Ehk siis me ei räägi ainult siin lilledele valguse andmisest, vaid tegelikult ka miks mitte kodus maitsetaimede kasvatamisest. Maitsetaimed, istikud, toataimed, kõik kasvavad, sest nad vajavad ühesugust valgust. Ja keegi isegi tarkpea ütles, et ta laseb endale hommikul seda valgust näkku, et pidi ka ennast üles äratama. No ma seda ei ole testinud, aga ka peaks ikka inimestele toimima, et see on nagu päevavalguse tehislik variant. Kust rohkem informatsiooni leiab, kust teie need lambisõbrad, lambipadid siis leida võib? Täpselt nii, plantbuddy.ee ja sotsiaalmeedias Hei Plant Buddy, mis põhimõtteliselt tähendabki tõesti, et taimesemu ja ehk siis see ongi, et kui taimed on meie semud, siis see lamp on taimesemu, et taimed ikkagi saaks valgust ja kevadeks kasvaksid väga suureks või suveks kasvaksid suureks. Inimestel on kindlasti oma taimedega erinev suhe ja ma olen päris kindel, et paljude jaoks taim ongi sõber. Taime eest seega tuleb hoolt kanda ja Plant Buddy on siis omakorda taimesõber. Nii et hoolitsege oma taimede eest, veenduge, et neil on piisavalt valgust, piisavalt vett, piisavalt ka süüa ja küll nad siis teid igal hommikul ja igal õhtul kodus rõõmustavad.